lihtsalt nutt peale. Ja otsustasime ka selle paneeliga, et me tahaksime rääkida natukene süsiniku ladustamisest, muudest tulevikutehnoloogiatest, mis meid võiks võib-olla hädast välja aidata ja võtaks hästi globaalse perspektiivi, vaataks nagu päriselt sellele süsinikule näkku ja mõtleks, et mis siin maakera peal juhtub. Nii et võtame hetkeks ennast siit ilusast Paide pargist lahti ja lähme niimoodi kõrgele kosmosesse, vaatame seda planeeti ülevalt ja mõtleme, mis meil siis päriselt tegelikult siin juhtub. Kui mõtleme planeedi peale, siis meie planeet on üksinda kosmoses. Ainevahetust meil kosmosega praktiliselt ei ole, aga energiavahetus on. Ja me oleme selles mõttes avatud energiaringega süsteem, et päikeselt tuleb energia ja mingil määral kiirgab ka välja ja midagi jääb siia ka. Maakera on natukene nagu päikesepatarei, mis laeb ennast päikese kiirguse abil ja üks põhiline selle kiirguse laadija molekule on süsinik. Süsinik vesinikuga ja hapnikuga tekitab keerulisi ühendeid, mis päikese kiirguse toimel erinevates protsessides ladustub kas maapõue, näiteks geoloogilised protsessid, tekib savi ja igasugust muid toredaid asju. Ja klorofül on see molekul, kes oskab selle energia talletada, muuta suhkruteks, valkudeks, tahkeks ja jällegi see süsinik jääb maa pinnale ja see süsinik muutub energiarikkaks molekuliks maa pinnal. Ja siis, kui me selle energiarikka molekuli võtame ja ühendame kokku hapnikuga, mida meil on atmosfääris, siis ta lendab sinna atmosfääri tagasi CO2-na ja siis maakera pind töötabki niisuguse patareina, et ühesõnaga sinna maapõue tekib kogu aeg juurde seda süsiniku keerulisi molekule, milles on energiat talletatud ja atmosfääri läheb siis CO2, mis on niisugune energiavaene molekul mõnes mõttes ja selle saame pärast jälle maapõue tagasi pista. Ja selleks on põhiliselt 3 suurt protsessi. Üks on geoloogiline protsess, mis kogu aeg uhub atmosfäärist süsinikku välja pikkade aegade, aastamiljonite ja sadade miljonite jooksul. Teine on bioloogiline protsess, mis samuti on väga pikaajaline protsess ja uhub sealt atmosfäärist seda süsinikku välja ja samas tekitab sinna vaba radikaalset hapnikku. Ja nüüd on lisandunud sellele tehnoloogiline protsess, inimene, kes võtab maapõuest neid energiarikkaid ühendeid erinevatel kujudel. Ja mis me tahame sealt kätte saada, on energia. Ja selle energia najal on üles ehitatud inimtsivilisatsioon. Kõik viimased 1000 aastat selle sama süsiniku baasil oleme kaevandanud erinevates vormides seda sama süsiniku molekuli ja hapniku, süsiniku, vesiniku ja hapniku molekulidesse seotud energiat, mis on päikeseenergia sisuliselt, sest midagi muud praktiliselt seda elu siin maa peal ringi aja kui ainult see päike, siis selle päikeseenergia, mis aastamiljonite või isegi sadade miljonite jooksul on talletunud maapõue, oleme me nüüd sealt lahti kaevanud, selle energiaga oleme tsivilisatsiooni üles ehitanud, aga ainukene jama selle juures on nüüd see, et see sama CO2 molekul, mis meil on seal teises patarei otsas, soojendab ka kliimat. Ja nüüd meil on häda käes, kuna kliima soojenemine viimases raportis ennustati juba, et tegelikult me oleme umbes 1,5 kraadi peal juba praegu, mis tähendab seda, et maa-ala peal, kogu maakera siis kuivapindala peal, me oleme umbes 3 kraadi peal juba. Ja kui me räägime 3 kraadist kogu maakera temperatuurist, siis tegelikult linnades me võib-olla räägime isegi 10 kraadist tõusust. Ja nendel teemadel me siis tahakski täna rääkida ja mul on siin külas on Martin Liira, on Tartu Ülikooli geoloog ja teadur. Ja Martin, äkki sa räägid paar sõna kohe algusest sellest geoloogilisest protsessist, et kuidas see süsinik sinna maapõue geoloogiliselt läheb ja mis juhtub pikas ajaskaalas üldse süsiniku? Tere ka minu poolt, nii nagu mind tutvustati, mina olen Martin ja tulen Tartust. Ja hariduselt olen geoloog ja keskkonnatehnoloog ja geoloogina on mul niisugune suur võimalus olnud natukene vaadata seda maakerale otsa pikemas ajas perspektiivis.
ja uskuge mind, selline vaade, see muudab sind tahes-tahtmata, see tekitab sinus aukartust maakera ja looduse vastu kui sellise vastu. Et läbi maakera ajaloo on olnud perioode maakera ajaloos, kus süsihappegaasi tase atmosfääris on olnud mitte lihtsalt kordades kõrgem, vaid kümnetes kordades kõrgem. Samal ajal on meil bioproduktsioon vohanud. Maakera keskmine temperatuur on geoloogilises ajas olnud üllatavalt stabiilne. Kui me jätame jääajad vahele, siis jäävaheaegadel on jämedates joontes maakera keskmine temperatuur olnud seal suurusjärk 25 kraadi. Praegult on meil ta kuskil, kes ütleb, 14 või 15. Midagi sellist, et oluliselt madalam. Me tegelikult niimoodi pikas ajas perspektiivis vaadates me tegelikult veel taastume viimasest jääajast. Muidugi mõista, absoluutselt, osad teist kindlasti mõtlevad, et mis siis sellest kasu on. Ega sellest nagu väga kasu ei ole, aga lihtsalt on hea teada, kuidas vanasti oli. Ja isegi kui kõik läheb meil siin inimkonnaga kehvasti, siis mina geoloogina usun, et maakera elab edasi. Aitäh. No nii, ja Martin tõepoolest kommenteerib nüüd seda geoloogilist protsessi. Vaatame, kas me jõuame varsti ka näiteks inimtekkelise süsiniku püüdmiseni. Aga enne seda lähme ka looduslike protsesside juurde. Ja Aveliina Helm on vanemteadur Tartu Ülikoolist ja on ka loodusrikkuse ÜRO paneeli asjatundja ja oskab rääkida, kuidas loodus läbi ajastute ja võib-olla ka praegu selle süsinikuga tegeleb, et ma võiks paar numbrit siit öelda. Viimases raportis öeldi, et umbes 1/4 kuni 1/3 kogu fotosünteetiliselt aktiivsest produktsioonist on inimeste kätte valjastatud juba praegu. Ja näiteks 96% kogu imetajate massist on kas lehmad, lambad või inimesed. Kuidas sa kommenteerid niukest loodussüsteemi, mis me oleme siia maakera peal püsti pannud? Tere ka minu poolt. Just, et räägime täna siin süsinikust või kliimast võib-olla kõige rohkem, aga selline maakera toimib väga ühtse organismina, biosfäärina, kus kõik protsessid on omavahel tugevalt seotud ja see, kuidas toimib kogu aineringe, see sõltub absoluutselt sellest, kuidas on kogu ülejäänud elustik siin maakera peal jaotunud, kuidas tal käsi käib, kes parasjagu toimetab. Et nüüd laias laastus, et me võime siin hakata lahkama neid numbreid, aga võib-olla üks põhiline asi, millega ma kohe mida ma hästi selgeks tahan teha, on see, et kliimamuutus, esiteks on reaalne, ma loodan, et me käime need numbrid kõik välja, eks ole, mis on seotud emissioonidega ja inimtekkeliste protsessidega. Kliimamuutus on väga reaalne ja suur oht. Meil on väga vähe aega selle inimtekkelise komponendi leevendamiseks ja looduskeskkond on üks mitmest väga olulisest tegurist, millega me peame arvestama. Et paralleelse kliimakriisiga rullub meil lahti keskkonnakriis, mida võib-olla ilmestavadki hästi just need samad numbrid. Näiteks inimene on viimase 50 aasta jooksul või oma toimetamise aja jooksul ümber transformeerinud või aktiivsesse kasutusse võtnud 75% tänasest maismaa pinnast üle kogu maakera, mis on kaasa toonud sellise väga massiivse ohu elurikkusele. Täna on hinnanguliselt 1 igast 8 liigist inimese poolt tõugatud väljasuremisse. Kui me nüüd räägime kliimamuutuste leevendamisest, siis laias laastus täna maakasutus ja ebajätkusuutlik maakasutus, see, kuidas me maa peal toimetame, kas me teda künname, karjatame, võtame metsi maha või mitte, panustab umbes veerandi kogu kasvuhoonegaaside heitmetest. Teisest küljest maakasutus samal ajal on ka võti ja võimalus kliimamuutusi leevendada just tänu vastupidisele protsessile. Kui me oskuslikult maakasutust maaga ringi käime, looduslikke ökosüsteeme hoiame, siis see annab meile sellise ühe olulise komponendi kliimamuutusega
kohanemisel või kliimamuutustega võitlemisel. Ja juba täna maakasutus ise leevendab või maa ise leevendab meie nii-öelda emissioone, et kui me nüüd mõtleme inimese poolt õhku paisatud kasvuhoonegaasidele, siis neist umbes pool võetakse juba nii-öelda inimtekkelisest lisatud kasvuhoonegaasist, atmosfääri lisatud kasvuhoonegaasist, võtab loodus omalt poolt nii-öelda vastu. Aga Aveliina, ma küsiksin sellist asja, et tegelikult ju, kui hakkad vaatama, on ju tore, et on soe, päike paistab, läheb soemaks. Mis sa arvad, mis juhtub loodusega ja metsaga ja maakasutusega, kui lähebki 6 kraadi soemaks Eestis? Oi, see on minu lemmikteema. Üldiselt ütleks seda niimoodi, kui inimene siin halvasti toimetanud ei oleks, siis kliimamuutus looduskeskkonnale tooks kindlasti kaasa suuri kataklüsme ja muutusi, aga ei ähvardaks nii-öelda sellist mingisuguse üleilmse katastroofiga, sest et tõepoolest kliima on läbi aegade muutunud. Jääajad näiteks, jääaegade jooksul on liigid kolinud ikka lõuna poole, pärast jälle põhja poole tagasi ja ala lõpmata on toimunud selline dünaamiline protsess. Nii et nii-öelda kliimamuutus üksi maa pealt elu ei pühiks ega midagi katastroofilist kindlasti kaasa ei tooks. Küll aga me peame lisama nüüd juurde just selle inimese maakasutuse komponendi. Ja kui me vaatame, kuidas liigid näiteks kliimamuutusega kohanevad ja kuidas nad sellega toimetavad, siis nad liiguvad ka ise ringi. Näiteks suurenevad liikide areaalid, liiguvad põhja poole, liiguvad mägedest üles, toimub levimine, migratsioon, nii-öelda ökosüsteemide ümberpaiknemine. Täna on see kõik teistmoodi, kui see on kunagi ajaloos olnud. Täna oleme me muutnud maastikud selliseks, et need liigid, kes ka tahaksid või ökosüsteemid, kes tahaksid ja saaksid nii-öelda näiteks kliimaga kaasa levida. Täna seda teha ei saa, sest inimene on võtnud kõik võimalused nii-öelda selliseks levimiseks ära. Nii et see tähendab, et loodus väga vastu ei peaks meie tarastatud maailmas ja võib-olla meil läheks toidutootmisega raskeks? No looduskeskkonna nii-öelda keskkonnakriis ja elurikkuse kriis on absoluutselt seotud inimese heaoluga, täpselt nii nagu nii-öelda see kliimakriis. Et need on ühe sama mündi 2 erinevat poolt, võib-olla isegi 2 sama poolt. Meie jaoks on nad nagu 2 teraga kirves või nagu topelt löök. Kui meil oleks looduskeskkond, mis oleks hästi säilinud ja mis oleks tõeliselt heas seisus, siis me saaksime minna ise inimkonnana kliimamuutustele vastu palju nii-öelda kindlamalt. Täna me oleme selle võimaluse, selle kindlustuspoliisi endalt ära võtnud. Ja sellega ohtu seadnud, nii-öelda andnud ka loodusele 2 topelt koormust, kliimamuutuse ja elukeskkonna nii-öelda kao. Aga Martin just ennem käis läbi siin jutust, et tegelikult geoloogia ju võtab kogu aeg süsinikku atmosfäärist ära. Kui kiiresti see juhtub, et kas me võiksime oodata natukene aega ja geoloogia teeb oma töö ja meil on jällegi korras? Absoluutselt, jaa, muidugi. Geoloogilises ajas me peaksime ootama suurusjärk 100 000 aastat ja enam-vähem kogu inimeste poolt õhku paisatud süsihappegaas saab ookeanidesse seotud. Aga kas see on ikkagi... Aga see mudel, jah. Ja, et kas see on ikkagi eeldusel, et me juurde ei pane? See on minu teadaolevalt jah, et on arvestatud mingisuguste keskmiste suurustega. See on mudeli tulemus, aga igal juhul suurusjärk geoloogilises ajas 100 000 aastat, see on nagu niimoodi. Et absoluutselt see asi saab korda aetud, aga kas meid ka siin on sel ajal seda jälgimas, see on muidugi täiesti eraldi teema. Okei, nüüd saamegi järgmise asjatundjani. Mul on siin järgmine asjatundja on Kaspulat Žogenov. Ja tema on TalTechi, Tallinna Tehnikaülikooli teadlane ja Geoloogia Instituudi teadur ja on tegelenud probleemidega, mis on seotud süsiniku ladustamisega, inimesest lähtuva ladustamisega. Ja ma saan aru, et kui me tahame ikkagi kiiremini sellest süsinikust sealt atmosfäärist nüüd lahti saada, et see kliima nii kähku, nii kuumaks ei läheks, siis meil on 2 võimalust, et kas me kasutame nüüd seda looduslikku protsessi, võtame kõik klorofülli appi ja kasvatame nii palju puid kui võimalik, või siis hakkame ise välja pumpama seda süsihappegaasi sealt atmosfäärist. Kas sa oskad öelda, Kaspulat, missuguseid võimalusi on olemas üldse? Missuguseid lahendusi inimesed on juba välja mõelnud? Ja, tere!
Juba rohkem kui 10 aastat me tegeleme Tallinna Tehnikaülikoolis selle probleemiga. Ja me saame öelda, et niisugune tehnoloogia saab aidata, et fossiilkütused edasi kasutada järgmised, ütleme, 20-30 aastat, et enne kui me leiame teised võimalused, et taastuvenergiat kasutada. Siis see tehnoloogia CCS, CO2 Capture and Storage, me võtame süsihappegaasi ja paneme maal. Mul on doktoritöös selles teemas ja saan öelda, et eelmised uuringud näitasid, et Eestis niisugused võimalused hoida maal ei olnud. Ma leidsin, et Lätis on kõige lähedam asukohad maal ja moduleerisin, et see on võimalik, natuke kallis, aga kõik uued tehnoloogiad on kallimad, siis me peame võtta seda arvesse. Aga uued uuringud näitavad, et me saame ka leida Eestis ka kohad, kus võib hoida süsihappegaasi, aga seda on vaja veel uurida, see on uus teema ja ma proovin seda uurida, kui saan grandi postdoci. No nii, Avelinal on kohe seal käsi püsti ja tahab kommenteerida. Ei, ma tahan kohe küsida, et hinnanguliselt täna on atmosfääris üle umbes 300 gigatonni kasvuhoonegaase, süsihappegaasi ekvivalenti. Hinnanguliselt meie see süsiniku eelarve või carbon budget, mida me üldse võime veel atmosfääri paisata inimkonnana, on umbes 600 gigatonni. Ja 40 läheb aastast. 40 läheb aastast, see kuskil 10-12 aastat, nii nagu see IPCC raport eelmine aasta ütles, et see on umbes see aeg, mis meil on üldse asjade ümberkorraldamiseks. Aga isegi kui me suudame viia aastaks 2050 või 2030 vähendada poole võrra oma emissioone, aastaks 2050 täitsa nulli, et meil ikkagi ripub atmosfääris üle päris kõvasti süsihappegaasi ja selle ekvivalente kasvuhoonegaase, eks ole. Et näiteks see tehnoloogia, carbon capture and storage, see on üks, kui me vaatame nüüd IPCC või valitsustevahelise kliimapaneeli neid arenguteid, mis on inimkonnale nii-öelda võimalused, siis peaaegu kõigis neis esineb mingil määral seesama carbon capture. Kui võimalik, kuna meil aega on tõesti vähe, näiteks 10-12 aastat, et kui massiivselt seda saab ikkagi rakendada ja kas me oleme kui suure protsendi sellest üleolevast nii-öelda kasvuhoonegaaside hulgas saame me siduda? Näiteks meil Eestis on aastas 10 miljonit, 11 miljonit tonni CO2 emissiooni. Ja kui me leiame, näiteks ma leidsin Lätis üks suur struktuur, seal ma kalkuleerisin seal rohkem kui 100 miljonit tonni CO2 võib hoida, siis 300 ma kalkuleerisin, siis see 30 aastaseks sobib. Nii et see oleks niisugune Eesti jaoks puhver, millega võidaksime aega 30 aastat umbes. No ja siis meie maad saab kasutada fossiilkütused ilma üldse CO2 emissioonita. Kui kõik maad teevad see sama,
operatsioonid, siis me üldse ei teki. Praegu öeldakse, et umbes 37 megatonni aastas suudab need tehnoloogiad siduda juba hetkel ja see on umbes 0,1% kõigest, mis me hetkel, nii et vähemalt 1000 korda suuremaks peame seda saama. Ja hetkel on ennustatud, et see tehnoloogia tõstaks energia hinda 20–100%. Aga noh, see tõesti kõik, kes tehnoloogiat alguses on väga kallid ja kindlasti lähevad odavamaks. Aga seal oli üks tähtis küsimus. Tere! Minu nimi Kalev Kallemets, on Fermi Energiast, püüame tuumaenergia võimalust Eestis arendada, et meid väga huvitab CO2 püüe. Sellepärast, et kui me toodaksime uue põlvkonna tuumajaamast nagu vesiniku suures koguses, siis potentsiaalselt me saaksime nagu CO2 siduda selleks, et genereerida sünteetilisi kütuseid CH4. Aga seal on üks aga. DOP, Direct Air Capture, on hinnaga, täna optimistlikud hinnad on $90–110 tonni kohta. Ja tänane EU ETS-i hind on 30 euri, ehk $35. Aga punktallikast, kui on puhas emissioon, on 50–60, kui on kompleksne emissioon, nagu on põlevkivi kateldest, kus on sul PM ja erinevad soksid ja noksid, mida tuleb välja puhastada, siis on kompleksne nagu emissioon ja selle puhastamine sa jõuadki hinnani sinna samma 90. Nii et täna on oluliselt odavam reostada, kui anda isegi kasutuseks siis mingiks ringkasutamiseks põhimõtteliselt. Nii et see tehnoloogia on täna ikka väga kallis ja mis sisuliselt tuleks teha, on mandateerida, et kõik gaasielektrijaamad, mida Euroopas on nagu kenasti üle 200, oleksid kohustatud tegema CCS-i kasvõi, mis on lihtsam. Ja nii et need kogused, mis me räägime, ja eriti fossiilkütuste nagu tahkete soojuskandjate, nende puhul on ainult üks lahendus, need tuleb kinni panna. Selge. Suur tänu, väga asjatundlik kommentaar. Ma küsiksin, Martin, sinu käest, mis sina geoloogina sellest arvad, et paneme nii-öelda probleemi vaiba alla ja paneme süsiniku maa alla tagasi. Mis sa arvad? Ei, muidugi mõista, nagu ka eelkõnelejad ütlesid, et see on täiesti võimalik, aga lähimad struktuurid on meil siin Lätis, järgmised on Leedus, kui ma ei eksi. See nõuab transporti, nõuab seda kinnipüüdmist, kõik see on hinnaga. Et nii nagu ka Kalev rääkis, et lõpuks on see kõik, et palju see maksab ja kes selle kinni maksab. Selline maa-ala pumpamine teoreetiliselt võimalik, teatavat leevendust see mõneks ajaks ju võib-olla ka annab, isegi kui me saame selle käima. Pikas perspektiivis, selge see, et lihtsalt jaburalt fossiilkütuseid otse põletada elektri saamiseks on ikkagi väga juba eelmise sajandi tehnoloogia. Sellest tuleks nagu lahti saada. Samas, eks ole, ilma fossiilkütusteta me lähikümnenditel ei kujuta küll ette, et inimkond saaks hakkama. Sinna me oleme kinni pannud, et isegi kui me siin Eestis saame selle tehtud ja saame hakkama sellega, siis ikkagi suur osa maailmast, kes tahavad ka pesumasinat ja nii edasi, lähevad selle lihtsama vastu. Ja Hiinas nad hakkavad saama juba pesumasinad, aga Indias veel mitte, nii et vaatame. Aveliina, sul oli kommentaar selle asja kohta. Jah, ma tahtsin võib-olla kommentaariks öelda seda, et jääks mulje selline, et on üks ja ainus lahendus, mis meile sellise väljapääsu annab, et nii nagu ütles Kalev seal ja nii nagu siin tuli teistelt välja ja täpselt, et praegu see nii-öelda see väljakutse on tõeliselt suur ja kuna me oleme 40 aastat istunud nende teadmiste otsas ja lihtsalt mitte midagi teinud, viivitanud, siis need täna tehtavad valikud peavad olema, kas on õige öelda, radikaalne vist on, väga massiivsed vähemasti ja mitte üks lahendus ei toimi, vaid toimib suur lahenduste pakett kõik koos. Massiivne vähendamine, fossiilkütuste vähendamine, energia säästmine, see carbon capture and storage,
kuidas ta eesti keeles on? Ladustamine. Aga ka näiteks siin ma toon nüüd sisse looduspõhised lahendused, maakasutuse muutus. Täna on, ütleme, järgmine dekaad, aasta 2021–2030 on ÜRO ökoloogilise taastamise dekaad. On hinnanguliselt, ütleme, maakasutuse muutusest tulnud maa degradeerumine. See, et me oleme käinud maakeraga, maapinnaga halvasti ringi, see mitte ei ole mõjutanud ainult seda, et meil on süsinikuemissioonid või kasvuhoonegaaside emissioonid. See mõjutab väga otseselt inimeste heaolu, kogukondade toimetulekut, toidutootmisvõimekust, jätkusuutlikkust, tervist, kõike. Meil on degradeerunud maad maakeral umbes Lõuna-Ameerika suurune maa-ala. Maa, mis on degradeerunud sinnamaani, et ta ei funktsioneeri enam nii, nagu ta looduslikult ja ütleme heas seisus võiks funktsioneerida. Hinnanguliselt on nüüd eesmärgiks võetud taastada ökoloogiline taastamine, ehk siis see, et oleks võimalikult loodusega kooskõlas 350 miljonit hektarit maismaapindala, mis, loodan, et see on hektarit või mitte ruutkilomeetrit, saad guugeldada ruttu, mul lähevad kogu aeg sassi. Et mille tulemusena mitte ainult ei ole võimalik parandada kohalike elanike või üldse inimkonna heaolu ja neid ökosüsteemi teenuseid või looduse hüvesid, mida me hädasti vajame, eks ole, näiteks puhas õhk, puhas vesi, viljakas muld, vaid siduda ka 30–60 gigatonni just seda sama üle olevat liigset süsihappegaasi, mis meil atmosfääris ripub. Nii et looduspõhised lahendused saaksid tegelikult juba täna võetud eesmärkidest, et meil on Pariisi kliimalepe, mille raames me tahame seista jääda vähemalt 2 kraadi, aga loodetavasti alla 1,5 kraadise soojenemise juurde. Looduspõhised lahendused aitaksid täita sellest kuskil 30–40% sellest eesmärgist, kui me seda oskuslikult ja kõikidele teaduslikele teadmistele tuginedes rakendaksime. Et mis tähendab, et see on üks ja väga oluline aspekt, aga ometi nagu kogu sellest suunast ikkagi inimestele tundub mõnevõrra sellisem seksikam ka, eks ole, sellised tehnoloogilised lahendused või on mingisugune illusioon, et kuskilt tuleb Bruce Willis, rebib särgi, on higine ja päästab maailma, toob mingi asteroidi või paneb mingisuguse muu nalja püsti. Et kõik saab ikka lõpuks hästi. Et selliste traditsiooniliste lahenduste peale, et tõesti hoiame seda, mis meil on ja parandame. Et see on kuidagi nagu vähem kõlapinna all. Et siin just tahaksin jälle lisada, et väga õige, et just, et need eelnevad näiteks carbon capture storage ja utilization protsessid ja ka muud tehnoloogiad, mis süsinikku uuesti kinni püüavad, seda taaskasutavad, sellest teevad midagi lahedat. Näiteks hiljaaegu lugesin artiklit, mikrobioloogid on võimelised suitsugaasist ehk siis CO2 ja vingugaasi segust läbi mikrobioloogilise reaktori etanooli tootma. Noh, tõesti, ma olin nii sillas, ma läksin kohe kõrtsi, võtsin kohe 2 õlut. Sellepärast, et kujutate ette, tossust tehakse viina, need suurepärased lahendused, aga kõik nad eeldavad seda, et meil on mingisugune punktallikas, kus tuleb tummine juga seda gaasi, millega me saame siis midagi peale hakata. Et sellised nagu hajusad reostusallikad, nende puhul tuleb hoopis teistmoodi lahendused käsile võtta. Jah, seal on üks küsimus. Ma katsun visata. Peaaegu. Mul on küsimus selle tehnoloogia kohta. Kui inimene, kes mitte midagi ei tea sellest carbon capture and storage'ist, kuidas see välja näeb, see maa alla panemine, millist pinnast see nõuab, millised on geoloogilised nõuded ja milline see protsess välja näeb, kuidas ta mõjutab seda, mis on maa pinnal ja kui suurt pinda ta vajab selleks, et ütleme mingi tonn CO2 ladustada. Kas pole? No, lihtsalt see küsimus nagu, et me kõik uued elektrijaamad on juba peavad olema capture ready. Nad kinni püüavad CO2, eraldavad teised elementidest ja teevad CO2 naduvedelik ja toordega saavad hoiu kohale ja see koht on nagu nafta või gaasi hoiuskoht.
me teame, et gaas elab seal miljonit aastat, siis see on seesama protseduur, me paneme sinna, paneme kinni kõik ja ainult on vaja on küll uurida, monitooring teha, et kõik on safe ja ei ole, leakage ei ole. Ja lihtsalt on niimoodi. Veel on väga huvitav tehnoloogia, kui me näiteks naftakohtades, kui juba nafta võetud palju ja rohkem ei lähe, siis me saame sinna kasutada seda CO2 ja siis nafta läheb veel uue jõuga. See nimetatakse inglise keeles enhanced oil recovery. Sellele võib CO2 müüa ja me teame palju naftafirmad, kes tahavad osta, aga ei saa leida seda, sellepärast keegi ei müü seda, ja. Venemaal ja teised Lätis ka, Leedus firmad ka proovivad leida ja Eesti Energia, me räägisime nendega, et parem tehke ja siis me saame aidata seda müüa, aga nad ei olnud huvitatud. Ja mida ma tahaksin veel öelda, et mis on kallim? Jah, tehnoloogia on kallis praegu, aga mis on kallim? Kui me paneme palju raha sinna, selle tehnoloogiasse ja võtame osa kliimamuutuse vähendamisel, või me oleme seotud ökonoomiliselt ja sotsiaalselt teisest maast, nagu Venemaa. See on, ma ei tea, see on strateegiline asi. Ja kui me tahame olla hoia oma iseseisvust, siis me ei pea kahetsema raha sellele, et kasutada oma kütused oma energia jaoks, et müüa seda energia. On küll, see on kallis, aga on vaja kaaluda, mis on kallim. Ma tulekski siin poliitika juurde tagasi nüüd. On selge, et praeguses situatsioonis me enam nagu üksikindiviidi väikeste prügisorteerimistega midagi palju ei suuda muuta. Meil on tarvis suurte ühiskondade suuri pingutusi, suuremaid kui kuu peale minek, pingutusi selleks, et midagi ära muuta, midagi päriselt ette võtta. Kuidas Eestis läheb? Mulle näiteks oli üllatus, et leidus ikkagi väike teadusrühm, kes tegeleb ka näiteks selle sama süsiniku ladustamisega. Seda palju näha ei ole. Kuidas teadusrahastus praegu teie arvates, te kõik olete teadlased, tegeleb sellega, et leida uusi lahendusi tuleviku jaoks? Ma küll olen leidnud põlevkiviõli igasuguseid rühmasid, kes tegelevad asjadega, aga võib-olla oleks mõistlikum praegu midagi välja mõelda, mida kogu maailmal on juba praegu tarvis või 10 aasta pärast tarvis, nagu näiteks sama süsiniku ladustamise tehnoloogiad, et kui meie poisid selle patenteeriksid ja müüksid, siis raha tuleks ju Eestisse. Kuidas meil on selle asjaga praegu? Kas Polat? Teadus Eestis väga halvasti toidutud. Ma vahele segan, ärme selle teadusrahastuse teema peale küll mine, siis me ei jõua aga paistab, et kõikidel on selline arvamus, et võiks parem olla. Võiks strateegilisem olla. Jah, kõik need, mis sa ütlesid, jah. Kõik me arvame. Ja. Aga Martin, mis sa arvad, kas niisuguse süsiniku ladustamisega mingid riske ka seotud on? Kuidas üldse, kas see süsinik sealt mingil hetkel välja ka saab ja mis siis saab, kui see jälle välja tuleb sealt maa alt?
sa mõtled see, kui me inimesed ise selle niimoodi maa alla tagasi võtame gaasi ja võimalused. Üks võimalus, nagu siin eelkõneleja ütles, et on võimalik nii-öelda kasutada looduslikke gaasireservuaare maa all, kuhu seda ladustada. Teine võimalus on sarnane, et me pumpame selle küllastatud süsihappegaasi lahuse maa alla, kus ta reageerib ja lõpuks setib välja karbonaadina, mis on nii-öelda, me imiteerime kiirendatud korras looduslikku süsiniku ringet ja sellisel juhul on ta seal suhteliselt stabiilne. Aga noh, et täpselt, et kui meil on juba 300 gigatonni süsinikku juba on üleliia, et kas siis nende tehnoloogiatega on võimalik kõik see kinni püüda ja kas maksumaksja on nõus seda ka kinni maksma, seda ma ei tea. Aga see on kindlasti ainult üks lahendus, et seal on teisi veel, kuidas on võimalik seda süsinik iseenesest on ju väga oluline, vajalik element. Me ei pea teda ainult maha matma, me saame temast teha igasuguseid muid asju, et kõiki neid rakendada, aga noh, kuidas me seda 12 aastaga siin teeme? Aga Liina? Ära nüüd mutti maha vii. Lihtsalt võib-olla öeldagi seda, et ühte lahendust ei ole, aga see front, kus tuleb tegutseda ja väga aktiivselt ja hästi teaduspõhiselt, väga targalt, tõesti kuhu suunata väga palju vahendeid. Neid on palju. Need kõik need variandid, mida me saame rakendada, me peame neid rakendama. Täna oleme sellises olukorras, et maakasutus tõepoolest, kui meil on otstarbekas ja vajalik, nii nagu osad teadlased muide propageerivad, jätta pool maakerast üleüldse inimeste nii-öelda hoole alt välja. Kolime Ameerikast ära. Näiteks. Ja kui see osutub vajalikuks selleks, et me üldse säiliksime, siis selliseid asju võib-olla tulebki teha ja neid tuleb ka aktiivselt julgeda mõelda selliste erinevate lahenduste peale. Et nagu ülejäänud maakera metsikustamine, sest see võib olla see, mis on samamoodi vajalik koos nende tehnoloogiate arengu. Aga kuidas üldiselt, kas sa oled optimist sellel teemal, et ütleme praeguse rahvaarvu juures, kas me selle pindalaga tuleme toime, kui me võtame tehnoloogiat ka appi? Ja noh, nagu siin metsapaneelis juba räägiti, meil on ainult see üks maa pindala kasutada ja praegu juba näiteks selles viimases paneeli raportis toodi uuesti välja nüüd esimest korda väga niuke suur teema, mis on maa-ala teema. Ühesõnaga, et pindala saab otsa, maapinda ei ole enam nii palju, et meid toita katta ja kõike teha. Siin on väga palju aspekte, seda ei toodud esimest korda välja, et see paneel, mille liige ekspert minagi olen olnud, mille nimi on IPES, mis on siis IPCC selline elurikkuse ja loodushüvede sõsar, annab välja samasuguseid aruandeid, koostab samamoodi, koosneb teadlastest. Et see andis eelmisel aastal välja sellise land degradation ja restoration aruande, maa degradeerumise ja taastamise aruande, kus olid täpselt need samad asjaolud välja toodud. Ning ei, vastus on ei, me täna oleme väga raiskavad, lihtsalt hoolimatult raiskavad. Me saaksime oma elu elada palju säästlikumalt, mitte ainult selles mõttes, et nagu kokkuhoiu mõttes säästlikumalt, vaid ka maakasutuse raiskavuse poolest oluliselt paremini. Mis me täna teeme? Me toodame erakordselt palju toitu. Täna toodame 2 korda rohkem taimseid õlisid ja liha inimese kohta maakeral kui 60-ndatel. Iga inimese kohta 2 korda rohkem. Kaloraaž on suurenenud iga inimese kohta 1,3 korda. Ometigi oluliselt on otse loomulikult paranenud ka inimeste toitumus. Ikkagi, eks ole, miljard inimest on alatoitunud 800 miljonit inimest. Aga ja kõige tipuks me 1/3 kogu toodetud toidust laseme lihtsalt raisku. Me toodame, raiskame ressurssi, võtame ja mitte kunagi ka ei kasuta. Seda raiskamist on meeletult, ületarbimist on meeletult. Me võtame maakera kui mingit lõputut küllusesarve põhimõtteliselt niimoodi optimeerimata. Ja me saaksime tõepoolest, kui me tahame samamoodi edasi minna, kasvada samamoodi, tarbida sama raiskavalt, sama külluslikult, sama mõtlematult, siis muidugi ei jagu. Aga kui meil jaguks nutti ja need teadmised on selleks olemas, olla nii-öelda säästlikumad, siis see on täiesti reaalne lahendus. Muidugi võiks üks täpselt samamoodi kliimakriisiga võitlemise teema on inimkonna üleüldine kasv. Üks positiivne trend on see, et inimkonna kasv aeglustub, on aeglustunud
jätkab aeglustumist sel juhul, kui on tagatud inimõigused, naiste haridus, kättesaadavus, naiste kättesaadavus, töökohtade kättesaadavus ja pereplaneerimise võimalused. Need on ammu teada asjad, nii need asjad käivad. Nii et meil need võimalused on kõik olemas, mingi tahe on ikkagi puudu. No kas te arvate, et me liigume vähemalt õiges suunas, et võib-olla mitte nii kiiresti, aga kuidas Eestis asjadega on? Kas Eestis lähevad asjad õiges suunas? Mida me saaksime teha, et Eestis läheksid asjad paremas suunas? Martin. Mina olen optimist. Kas me võiksime näiteks eksportida neid suurepäraseid tehnoloogiaid, mida uuritakse ja tehakse? No neid tehnoloogiaid uuritakse ka igal pool mujal maailmas, et neid on erinevaid lahendusid ja ma arvan, et selles ei ole nagu küsimus. Et mina olen nagu optimist ja usun inimestesse, et me oleme palju ägedat korda saatnud ja saadame ka edaspidi ja kindlasti see saab lahendatud, kui mitte enne, siis geoloogilises ajas. Aga kuidas seda nüüd positiivselt öelda? Ja kuidas oli geoloogilises ajas, ma lugesin ühte raamatut, kus öeldi, et geoloogilises ajas meie settekihi paksus on umbes millimeeter paar. Et kui me umbes 10 miljoni aasta pärast vaatame, siis me näeme seal natuke rohkem tseesiumi kui tavaliselt. Jah, täpselt, aga see on kindlasti väga selgelt ära tuntav, see markeri kiht seal selles settekimiimites. Ja alati peale igasugust väljasuremist on bioproduktsioon kasvanud, liikide arv suurenenud, nii et olge mureta. No päris mureta võib-olla ei või olla, sellepärast et tõepoolest, kui temperatuur tõuseb, me oleme inimestena soojusmasinad. Kehatemperatuur on 37 kraadi, 35 kraadi juures me ei suuda enam ise ennast jahutada. 27 kraadi juures saame veel hakkama. See tähendab seda, et kui meil osa kohti hakkab olema üle 40 kogu aeg, siis põhimõtteliselt seal enam elada ei ole võimalik väga paljudel organismidel. Inimesed võib-olla natuke aega saavad naftat pumbates hakkama, aga mitte väga pikalt. Ma saan aru, et geoloogilises ajaskaalas on ka olnud kliima soojenemise tõttu väga suuri väljasuremusi. Peamiselt jahenemiste tõttu on olnud väljasuremised. Aga väljasuremised erinevatel põhjustel on olnud, kus on väga drastilised muutused toimunud ökosüsteemides. Sellest taastumine võtab selle aega 10 miljonid aastaid, aga pärast seda on alati olnud parem kui enne. Meil on lihtsalt vaja oma rahvusriigiga nii kaua vastu pidada siin. Ma arvan, et me teeme selle ära. Aga et inimesed on siiamaani saanud olulisi asju on juba ära tehtud. Ja nüüd on, et see tempo on olnud muidugi mõista aeglane, et 7,8 miljardit või palju meid juba on, eks ole, prognoos ütleb, seal tuleb 11-12 kuni 13 miljardit. Selle juhtimine võtab tohutult palju aega. Ma isegi ei kujuta ette, kuidas seda teha, kuidas saada seda kokkuleppele ja nii edasi. Aga mingis osas kindlasti saadakse, hind on küsimus. Vaata, seal on. No nii. Mikrofon on seal tooli peal. Ja kui kellelgi on veel küsimusi või mingisuguseid huvitavaid vaateid nii intrigeeriva teema suhtes, siis käsi püsti ja pistke sõna sekka. Mul on üks küsimus, et seoses süsinik sidumisega biomassiga, et nagu /metsastamine. Et äsja vist oli paar nädalat tagasi või natuke rohkem siuke ettepanek, et nagu oleks vaja 1 miljon hektarit või 1 miljon kruutkilomeetrit metsastada. Ja Island metsastab, Hiina metsastab mingites mahtudes. Et kas see on nagu siuke asi, mis päriselt võiks toimida? Ja see kõlab ju nagu natukene loogiliselt ja see ju tegelikult tekitab ka mingil määral sellist elukeskkonda on ju nendes kohtades, kus kas looduslikel või inimtekkelistel põhjusel see on ära kadunud on ju. Et kas see on asi, mis toimiks? Kas IPCC raames on räägitud ka mehhanismidest, kuidas metsa maharaiumist vähendada nagu eriti vihmametsade piirkondades, et mis need mehhanismid oleks, millega nagu Brasiiliat või Indoneesiat palmiõli ja muude asjade osas nagu pidurdada, et ja mis need rahvusvahelised diskussioonid on, et selles mõttes need on need suured kohad on ju, et kus nagu ühelt poolt raiutakse ära ja siis nagu sellised
kehvad kasvupiirkonnad, kus võiks võib-olla metsa, võib-olla ka Eesti võiks panustada ise on ju enda CO2 vahendeid. Minu arust oli see ka Pariisi kokkuleppe osa on ju, et vaesemaid riike nagu toetada. Et tekitada neile ökosüsteeme ja Tšaad, ma ei tea, Mali, kus meil nagu mehed on praegu kohal, et järsku neil vaba aega. Siin on kaks teemat siis, eks ole, et see metsastamine kõigepealt, et tõepoolest siin üks kuu jagu või nii või paar nädalat tagasi ilmus üks selline artikkel, mis sai palju kajastust, kus tehti siis arvutusi selles osas, et kui palju on maakeral ruumi selleks, et istutada puid ja metsastada alasid. Ehk siis nad vaatasid, võtsid välja põllualad, võtsid linnaalad välja ja vaatasid, et kui palju saaks, kui palju jääb järgi selliseid alasid, kuhu võiks teoreetiliselt puid istutada erineva tihedusega, et seal näiteks 0,3 katvuse, 30% katvusega, mis on selline Eesti puisniit, umbes selline, eks ole, kuni siis suletud metsani, et erinevates kliimavööndites erineva tihedusega ja said sellise hinnangu, et põhimõtteliselt, ma neid numbreid hästi ei mäleta, täpselt umbes nii oli, et 1,7 miljonit ruutkilomeetrit sellist pinda oleks, mis võimaldaks, mul ei ole enam meeles, mitu 100 miljonit puud istutada ja mis võimaldaks nende autorite arvutuste järgi võtta ära sellest üleliigsest süsihappegaasist atmosfääris umbes pool. Nüüd natukene peab seda teemat selles suhtes laiendama, et nii lihtne see päris ei ole, et me võtame lihtsalt puu ja istutame, kuhu me soovime ja siis katvus on see, mis kõik on hästi ja lõpuks süsinik on seotud ja pool on läinud. Et tegu ongi selles suhtes on suur lai teemavaldkond, selle nimi ongi tegelikult ökoloogiline taastamine. Et me ei saa läheneda metsastamisele piirkondades, kus mets ei ole looduslik, me ei saa metsastada märgalasid ja ökosüsteeme, mis on iseenesest väga olulised, üliolulised süsiniku sidujad kasvu, eks ole, oma pideva turba tõttu, siis me ei saa metsastada, me ei saa istutada puid juhuslikult, me peame istutama neid sinna, kus nad on looduslikud, millised puud sobivad, millised ökosüsteemid on taastatavad, et see läheb ikkagi sinna ökosüsteemide taastamise nii-öelda asukohapõhise teadliku lähenemise juurde. Et see lähenemine on ka olemas, Landscape and Forest Restoration, see on täpselt sellesama ÜRO taastamise dekaadi üks selline suur eesmärk. Et aga see oli selline näpuharjutus, see ülesanne seal, mis need teadlased tegid ja kahtlemata väga väärtuslikku infot andis just selles osas, et kus need vajakajäämised on, sest meil on tõepoolest maakeral suuri alasid, mis võiksid olla metsad, mis on olnud metsad ja mis vajavad taasmetsastamist. Taasmetsastamine on äärmiselt oluline teema, aga ma võin tuua palju näiteid sellest, kuidas taasmetsastamine on toonud väga negatiivseid tagajärgi. Näiteks metsastamine Californias eukalüptidega, massiivselt istutati eukalüpte sellise gold rush'i ajal, et kus tegu on väga kiirekasvulise puuga, tegu on Austraalias natiivse puuga, mis omakorda osutus seal Californias, muutus invasiivseks, ei andnud nii head puitu kui soovis, aga rikkus ära nii-öelda pinna või groundwater põhjavee taseme, sest et eukalüptid on erakordselt nagu suure vee ülesvõtuvõimega, nii et ja tegi terved suured maa-alad kõrbeks. Ehk siis me peame lähenema sellistele asjadele väga teaduslikult. Needsamad Tšaadis olevad meie Malis olevad sõdurid, nad peavad saama juhised teadusliku lähenemise siin, see it works, et looduslikud liigid, ökosüsteemide taastamine. Ja kui me nüüd räägime uuesti veel biomassist ja sellest tohutu potentsiaal, aga see, kui öeldakse, et meil on oluline, et meil oleks noori metsasid või et me nüüd midagi paneme, mis kiiresti kasvab, siis see on juba rohepesu, sest et ennekõike täna me peame hoidma seda, mis on ja peame võimalusel tegema juurde asju, mis seovad süsinikku, mis juurde ökosüsteeme. Aga need, mis on, need on nagu kulla hinnaga, me peame neid hoidma. Ja kui sa küsid seda, et mismoodi vihmametsadega toimetada, tohutu katastroof. See on üks tipping point, et kui me nii-öelda murdepunkt, kui Amazonases läheb edasi nii nagu praegu läheb, kuidas on igas minutis 3 jalgpalliväljakut, siis Amazonase vihmametsa kadumine
kas selle tõttu, et on üleraie või selle tõttu, et kliima, ütleme, temperatuurid tõusevad selle tasemeni, kus puud hakkavad lihtsalt surema, on üheks murdepunktiks, mis toob kaasa atmosfääri tsirkulatsiooni olulise muutuse. Ja pärast seda ei ole miski enam meie kätes. Lihtsalt ühte asja, kui palju aastaid võtaks, et sellest, kui istutada, et see mets tuleb, see ökoloogiliselt on nii väärtuslik? Ökoloogiliselt väärtuslik või? Ta töötab sellest nagu oleks vaja, et ta metsana jälle töötab. Ei kuule, jah, küsige uuesti. Et kui palju aastaid võtaks, et see mets jälle taastuks metsana? Ökosüsteemide taastamisest üldiselt rääkides on ökosüsteemi taastamine on pikaajaline protsess. Aga mis on minu või üleüldine kogemus on see, kui antakse võimalus taastumiseks, kui sa lood tingimused, siis taastumine on valdavalt kiire, et tulemused, positiivsed tulemused on esimeste dekaadide küsimus. Aga kui sa muidugi võrdled seda, et milline on nii-öelda see olemasolev säilinud ökosüsteem ja siis see taastatud, siis see ajaskaala on ikka sadu aastaid. Ja. Väike kommentaar siia vahelt, me peame alati meeles pidama, et me oleme ära põletanud energia välja võtnud mitte ainult praegu pinnal olevatest metsadest, vaid ka kivisöeajastu metsadest. Aga see on selles suhtes on taastamine kiire lahendus, et sa saad kohe lükata selle, mis on täna näiteks emiteerija. Võtame rabad, meil on Eestis üleüldse maakera maismaast on 5% on märgalad, aga nad seovad 1/3 kogu maismaa süsinikust. Kui nad on emiteerijad, näiteks kuivendatud, siis nad on olulised panustajad kliimamuutusesse, väga massiivsed panustajad. Kui me taastame, muutuvad nad negatiivsest positiivseks, aga võib juhtuda ka vastupidi ja ongi juhtunud vastupidi. No nii, siin oli veel küsimusi seal rohelise särgiga. Amazonase kohta ma ei vastanud ega. Ma tahtsin paari asja öelda, et Kaspar Valgepää, Tartu Ülikooli vanemteadur, et metsadest rääkides see number oli vist 0,9 miljardit hektarit oli see uurimus ja see on terve USA maismaa pindala, et see on päris suur ja seal on see efekt veel, et sul on lehtkate on tumedama värviga ja sa hakkad tegelikult hoopis soojendama, et see ei ole päris nii lihtne, me nüüd paneme puid igale poole ja kõik on lahendatud. Teiseks palmiõli koha pealt igaüks saab valida seda, mida ta ostab poes. Mina võtsin Eestis iga päev nagu hull küpsiseid oma lastele, kus ei ole palmiõli sees. Proovige ka leida, neid tooteid ei ole palju. Saate teha tarbijana valikuid, millega te ei toeta seda vihmametsade mahavõtmist. Aga näiteks nüüd lasi just Euroopa Liit lasi käest võimaluse neid oma kaubandussuhteid Brasiiliaga just niimoodi disainida, et me ei taha seda palmiõli, et siin jällegi tarbija kaela lükata, et sa pead otsima nagu huldikutulega, et see pole jätkusuutlik. Meil on teisi lahendusi. Ma tahtsin tegelikult hoopis rääkida sellest, et ma ise tegelikult olen just üks teadlane, kes suitsugaasist, vingugaasist teeb bakteritega. Täiesti, ma lugesin nüüd artiklit selle kohta, ma olen nii sillas oli. Suurepärane, võib-olla oligi siis meie töö, et üks asi, mis ta ei ole mainitud on, mis on nüüd see 3. põlvkonna CC tehnoloogia, mitte utilization ega storage, vaid on sequestration, kus me tegelikult püüame kinni, mitte ei põleta ära nagu utilizationist kütusena, vaid me tegelikult püüame selle süsiniku kinni ringlusest tagasi. Et üks variant on seda õhust püüda. Tõesti, antud hetkel on see majanduslik kasulik, kui ta on point source nii-öelda, et ta on kontsentreeritud, aga on tehnoloogiad, mida siin mainiti kuskil 90-80 eurot tonnis juba 2 startupi, üks Šveitsist ja Ameerikast suudavad püüda ja Siemens on praegu skaleerimas üks maailma juhtivat tööstusettevõtteid seda tehnoloogiat tööstusskaalas, kus püütakse õhust CO2 ja tehakse sellest bioplastikut ja kütuseid. Et see on nii-öelda saamas reaalsuseks ja Eestis on selles vallas ka uurimustööd käimas, nii et need variantid tuleb kindlasti kombineerida, aga ma arvan, et see süsiniku matmine on nagu vaikselt hakkamas niimoodi maha rohnamas, et inimesed näevad seda kui rohkem ressurssi ja üks asi, mida pole üldse mainitud siin, mis minu jaoks on huvitav selles üritusel, et ei ole räägitud üldse jäätmetest. 2020 on Eestil kohustus nagu kõikide teiste Euroopa Liidu riikidel ringlusse võtta 50% jäätmeid. Hetkel me teeme seda 31% ja kui me seda ei tee, siis me saame suurema trahvi, kui me saime suhkrutrahvi. Ja me räägime siin, et kas me investeerime 200 miljonit tuuleparkidest ja me saame 100 miljonit trahvi, siis tegelikult jäätmetest samamoodi, me praegu saame kõik ilusse, põletame CO2-ks, maksame sellest trahvi, selles mõttes, et seda süsinikku tegelikult püüda ja kasutada ära, sekvestreerida kemikaalidesse. Et seal on, seda pilti peaks suuremalt vaatama, et taastuv energia, kuidas süsinikku hoida ringluses, kuidas jäätmed tekivad ja kõik
need asjad, et see peaks olema selline globaalsem vaate. Loomulikult ja muide Helsingis on üks firma, kes teeb CO2-st teeb niisugust pulbrit, mida saab süüa otse elektriga. Ja see on ka võib-olla tulevikus hakatakse toitu tegema otse õhust. Ma nägin, siin oli veel kommentaare, seal oli käsi püsti ennem. Ei olnud rohkem küsimusi. Jah, seal on üks küsimus. Kas me saaksime selle mikrofoni sealt? Parvel, tehnoloog ja viimased 10 aastat aidanud piimakarjakasvatajaid veidikene. Üks suur probleem on see, et tegelikult ei osata, taimekasvatus kui selline on must kast tehnoloogilises plaanis. Need, kes põllu peal taime kasvatavad, nad ei tea, kuidas see käib, mis protsessid seal sees on. Kui me saame ühel aastal ühelt põllult 1 tonni produktsiooni ja teisel aastal saame samalt põllult 10 tonni produktsiooni, siis me sisuliselt ei tea, mida me teeme. Ja see põhimõtteliselt, kui teada, mida teha, siis variatsioon ei tohiks ikkagi üle 30% ühelt tootmisvaldkonnas olla. Aga kui nüüd tähendab, et see ühtlasi tähendab, et oleks võimalik põhimõtteliselt ühel samal hektaril suurendada keskmiselt produktsiooni täiesti ilma erilise pingutuseta umbes 3 korda. Mis tähendab seda, et süsiniku kogus, mis läheb nagu tarbesse, kasvab 3 korda. Aga lisaks sellele kasvab väga suurel määral selle süsiniku hulk, mida taimed enda keskkonna loomiseks mulda talletavad. Selle süsiniku käivet ei osata sisuliselt praegu kalkuleerida. Kas üks süsiniku aatom käib taimekasvatuse perioodi jooksul läbi 2 korda või 20 korda või 200 korda taimest? Seda ei teata, aga see on nii tohutult suur vahe. Oskab keegi kommenteerida selle asja kohta? Mul on niisugune tunne, et päris nii lihtne see asi ei ole, et siin on näiteks fosfor ja mitmed niisugused pisikesed elemendid, mis on taimele vajalikud. Neid on nii vähe mullas, et nad piiravad seda kasvu. Et me päris nagu täitsa suvaliselt suuri saake ei saagi saada ilma väetamiseta ja väetised saavad ka varsti otsa. Oskab keegi öelda midagi asja kohta? Ma seda võin küll öelda, et ma ka ei ole põllumajandustehnoloogiatega nii superkursis, aga ütleme, kui rääkida ökosüsteemidest üldiselt ja kuidas ökosüsteemide biomass ja elurikkus ja süsiniku sidumine omavahel seotud on, siis see on teema, mis tõepoolest on samamoodi üsna must kast. Et praegu alles hakatakse mõistma mingil määral kratsima neid seoseid, mis on seotud, mismoodi on seotud taimestiku seosed mullaorganismidega ning kuidas need omakorda mõjutavad mulla orgaanilise süsiniku sisaldust. Näiteks kuidas elurikkus erinevate liikide, taimeliikide olemasolu ühel väiksel pinnal mõjutab seal all toimivaid mikroorganismide nii-öelda sellist ökoloogiat ja mis omakorda siis nii-öelda transleerub selliseks süsinikuringeks. See on üks keeruline teema praegu just nii-öelda kiirelt arenev. Näiteks on leitud, et on ammu teada seda, et näiteks niidukooslused, mis on taimestiku poolest väga elurikkad, on ka head süsiniku nii-öelda sidujad, ladestajad ennekõike, sest et mulda on seal seotud väga palju süsiniku. Aga alles nüüd leiti, et mingil põhjusel täpselt seesama liigirikkus muudab mulla mikroorganismide toimimist nii, et mulla mikroorganismide surnud mass süsinikuna ladestub sinna sama mulda alles või ja jääb sinna. Et mis on täpselt see nagu mehhanism jällegi, kuidas see toimib, seda veel ei teata selliseid asju. Ja see, arvestades kui suur osa kogu maakera süsinikust on seotud, üldse mis ringleb, on seotud mullas ja taimestikus. See on meeletu potentsiaaliga valdkonnad täpselt samamoodi. Nii nagu siin
te ütlesitegi, et ka põllumajandusproduktsiooni koha pealt on see täpselt sama. No ma pakun välja, et hakkame otsi vaikselt kokku tõmbama, sest et ma saan aru, et president hakkab varsti ka väga tähtsatest asjadest rääkima. Ja mina tahaks kohe pakkuda välja ühe küsimuse nagu kõigile. No nii, küsime küsimuse veel kõigile, siis ma võin kõikide teie käest ka veel ühe küsimuse küsida. Küsi sina enne. Küsida seda, aga Küsi. Et mina mõtlen siin nagu Eesti peale ja et mõtlen seda, et ma ei tea, kes on kursis siin, kes on juba kuulama tulnud, ma arvan, et on selle teema huvilised, aga et IPCC, mis on andnud välja neid aruandeid ja kliimaseisundi kohta, ta kaardistab ka selliseid võimalikke arenguteid, mis maakeral on võtta, et arengutee, mis hõlmab näiteks suuremat biomassi kasutust energias, arengutee, mis hõlmab sotsiaalset transformatsiooni, väga olulist energiasäästu ja nii edasi. Ja kaardistab nii-öelda, sest iga arenguteega, iga võimalusega on seotud oma lõivsuhted. Sa teed ühe valiku, sa saad mujal nii-öelda, sa pead mujal järgi andma, et kus on need kohad, kus asjad on omavahel seotud. Et mis te arvate siin nagu publikum ja lugupeetud panelistid siin ka, et kas Eestil ei oleks aeg kokku panna oma selline paneel, mis kaardistaks Eestile reaalsed arenguteed järgnevaks ütleme 20-30 aastaks, sest me tegelikult ka peame jõudma süsinikneutraalse majanduseni aastaks 2050 vähemasti, aga just täna käivitati, ma saan aru, siinsamas rahvaalgatus, et Eesti peaks jõudma kliimaneutraalseks koos kogu Euroopa Liiduga tegelikult aastaks 2035. Et see nõuab raskeid valikuid ja see nõuab väga teaduspõhist lähenemist ja erinevatest lõivsuhetest aru saama. Et kes oleks nagu selle poolt, et Eestis võiks olla selline, võiks rakendada sellise kokku kutsuda sellise poolsiduva teaduspaneeli, mis annaks väga informeeritud valikud meie nii-öelda valitsejatele. Et võtke jätke, need on need Eesti rajad, kuidas me saame minna. No nii, kes on poolt, käsi püsti. Et kas sellel oleks nagu potentsiaali mingisugust? Pooled olid poolt. No, Martin, äkki sa oskad öelda, kas sinu arust võiks olla teadlased rohkem kuidagi integreeritud? Muidugi, et igasugused, mis iganes lahendusi meil on vaja seda teadmiste põhiselt teha. Siin ei ole mingit kahtlust, et me muud moodi ei saa väga täpselt fakte järgides ja väga täpselt numbreid vaadates. No samas ei taha nüüd motti küll maha tõmmata, aga et nagu ka Aveliina ütles, et meil on see tegelikult, meil on põhimõtteliselt on see teadmine olnud juba mitukümmend aastat ja ega suhteliselt midagi ei ole juhtunud. Isegi kui me sellise aruande agenda kokku paneme, sellest kindlasti on abi, aga kas sellest ka midagi muutub, see on nüüd iseasi. Et teadlased on juba pannud tohutult palju energiat, oma aega, nädalavahetusi ja riigipühasid sellesse sisse, et midagi muutuks, näha ei ole. Raha paneb rattad käima. Kas sinu arvates võiks olla näiteks sellest samast süsiniku ladustamise ja püüdmise tehnoloogiast Eestile Nokiaks? Et kas sellest võiks tulla niuke äri, et Eesti saaks sellega tegeleda? Et kas selle teaduse põhjal me võiksime ka teenida natukene? No. Mul on selle kohta ka küsimus. Kas me nagu Eesti Vabariigi kodanikud oleme valmis maksta 2 korda rohkem energia eest või me oleme valmis olla sõltuvad teistest energiaallikad, teistest riikidest. Ja teistest riikidest. Ma mõtlen, et mina tahaksin maksta rohkem ja olla iseseisvas. Ja kui me mõtleme niimoodi, siis on küll, me peame seda tehnoloogia implementeerida ja see on valmis, see on uuritud ja lihtsalt natuke kallis. Kliimamuutus on ka väga kallis. Ja kliimamuutus on ka kallis, aga inimesed ei tunne seda. Nad ei saa seda aru, sellepärast nad ainult mõtlevad oma rahakoti
eest ja selleks on tarvis riiklikke poliitikaid, et ega see üksiku inimesena on enam väga raske midagi teha, et maksude ja teaduse ja muu poliitika peab meil neid lahendusi hakkama otsima ka, mitte ainult üksik prügisorteerija. Absoluutselt ja arvestades, kui palju täna läheb avalikku raha subsiidiume näiteks fossiilkütuste toetuseks nii otseselt kui kaudselt nende nii-öelda mõjude kinnimaksmiseks, hinnanguliselt Maailma Valuutafond ütles, et see on $5,2 triljonit maailmas, mis aastas, mis on väga suur summa. Et kui sellest osa katta, ütleme, nad ka hindasid alles hiljuti, et kui juba 10% nendest otsestest subsiidiumitest, mida on umbes 500 miljardi jagu, suunata uutesse tehnoloogiatesse, siis see käivitaks olulise sellise kaskaadi ja transformatsiooni. Nii et me tegelikult üksikisikutena saame väga vähe ära teha. Me peame, mis me saame teha, nõuda. Paremaid poliitikuid. Nõuda paremaid poliitikuid. No nii, ma arvan, et sellega tõmbame meie paneeli otsi kokku. Kui kellelgi on veel mingisugune väga hea küsimus, siis tõstke käsi püsti. Ja kui küsimusi ei ole, siis ma tänan kõiki paneliste ja tahaks loota, et me lõpetame siiski positiivse noodiga. Ma arvan, et meil on tegelikult lahendused juba paljudele asjadele olemas. Me peame nad lihtsalt kasutusele võtma ja tõenäoliselt tulevikus kõikidel meil tuleb siiski natukene tingida ja natukene kitsamalt läbi ajada kui praegusel hetkel. Ja sellega ma soovitan kõigil minna kuulama presidendipaneeli, nii et ilusat Arvamusfestivali jätku!